Me oleme natuke peata kanad praegust. Naine tahab elada külluse. Võt põnevat, siis ma salvestan nüüd. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja need tujuvad, seda teeksime me pöögid. Näita, mis pilti sa värvid. Seal ei olnud mitte midagi muud. Vaata kui jooki. Oi, keegi saab seal ühe vägeva joogi. Kes iganes selle saab, ta on väga veab. Mida? Väga veab. Ja meil? Väga hea. Meil veab ka. Mega hea. Gurmee, tegelikult gurmee koht. Väga imelik. Sellel mehel on, ta ei jaksa seal tõsta, tal on kollased hambad. Riikiga. Need siuksed röstitud suured kookoslaasid on mu lemmikud. Eriti head on nad jäätise peale panna. Mega head, proovige järgi. Kuulge, see on nagu mingi mango, mingi meenutab, ma ei mingi nagu... Mango kreem oli kirjutatud. Mango kreem. Räme hea. Mul oli kuupiga nii nämmas. See. See ongi see koht. Ceviche. Aga see asub toore liha kõrval. Ma vist ei taha siin süüa cevichot. Ceviche on toores kala. Ma tean. No, miks sa siis ei taha? Sa tahad või? See on ju toores, nagu nii. No lihtsalt siin olid siuksed lõhnad siin nendest lihaletidest mööda tulles, aga no davai, Siim, kus sa lähed? Kui sa tahad, siis sööme? Ei taha. Miks? Sa rikkud ära. Ma ei saa midagi rikkuda sinu jaoks, kui sina tahad. Ma näen seda, nad sõidavad ringi ka rolleri külge, on ehitatud mingi poekene ja siis siuksed asjad ripuvad seal. On või? See on jah, skuid vist. Me oleme natuke peata kanad praegust. Et kui ma hakkan nüüd koju süüa ostma, siis ma pean olema selle laine peal, et ma nüüd ostan koju süüa ja siis me ilmselt ostame mingid sellised asjad, et me peame minema seda külmkappi viima, aga tegelikult meil oli idee tutvuda natukene linnaga ja midagi kõigepealt ise süüa. Need näevad siin küll head välja. Calzone. See on ju mehi. Ei, calzone on kinnine pitsa. Itaalia, jah? Seal on mingid salatid. Siin on kevadrolli veel. Ma just tahtsin öelda, et vaatame, äkki keegi teeb kevadrolli ka kuskil. Me tahaks osta väikest värsket kevadrolli, aga me ei ole kindlad, kas see on siin soojas seisnud või ta annab kuskilt mujalt, need on näidised, ega enne teada ei saa, kui me ei proovi järgi. Kanaga, krevetiga, vegetabliga. Üks meie lemmikuid toita. 2 meie lemmikuid toita sellel saarel on küüslaugu kana. Sellel saarel? Selles riigis. Me täna jõudsime sellele saarele. Aga küüslaugu kana ja tomjam. Aga see küüslaugu kana ei ole igal pool selline kuiv ja küüslaugune. Vahel nad panevad selle mingisugusesse natuke suksesse kleepuvasse kastmesse. Aga kui ta selline on, siis ta on mega. Kui supp on vähe. See on hea. Noh, lähme uue peale või? Sulle see ja mul see ja full moon party näha. On näha, et siin Kohpangannil on selline teistmoodi kaup. Et igas suvapoes on ka selline, noh, ütleme nii, et selline nagu... Selline. Igaüks võib omadussõna ise välja mõelda. See ju sobib mulle väga hästi. Davai. Aita uuesti. Pätsa. See on nii kole.
üksikesed. Ja see vist on bluus. See on korralik bluus. Hea talvel käia. Noh. Naine tahab elada külluse. Kuid mina olen lihtne mees, trummimees. Sina oled lihtne Hiina mees. Liisale võtsime öölambi. Mida sa ei suuda? Ma ei suuda ilma öölambita magada. Suuda? Ei suuda. Mõtled, et sa ööläbi ei ole või? Olen. Ka mäng on, ooi, Mäng. Ka mäng on jah. Ghost Pepper Certificate of Achievement is awarded 2 for finish the crazy chips successfully within minutes, seconds. Aga palju jõuad ära siia? Minutis sekundid. Ühesõnaga meil ilmusid poekotti mingid Ise? Ghost Pepperi krõpsud poes, ma neid küll ei näinud. No ikka on tera. Ei no on küll jah, aga mitte nii. Ma olen ikkagi see nuuded 3 X-iga. Mis te Liisa valib? Need olid rämedad. Kõige väiksed. Sa sõid jala peenalt ka täna juba. Ma ei tea. Võtsin ühe samsa. Natuke. Proovi jah. Aga siin on jah. Selle ära. Kas ma tahan viinavääre ka? Mina ei taha. See viinad? Jah. Mitut mangot? Mul oleks kurku seda. Jaa, see on kõik kurgus. Said kõik ära või? Jah. Hull oled või? Aga laikased praegu, kui ma saan veel ühe. Kalad. Teeme kalafarmi. Ei tulnud. Ei tulnud. Sellised sündmused toimuvad Kopanganni saarel. Vaadake nüüd. Madu on ei leia üles. Jämpad. Aga meie tulime sööma. Ma vaatasin eile, scrollisin ühtede influkate storysid, nagu ma tihti teen. Mul on mingid kindlad inimesed, kes reisivad palju, ma vaatan, kus nad on käinud, nad panevad highlightsidesse riikide kaupa. Ja siis, kui mingid kohad tunduvad põnevad, siis ma salvestan need endale Google Mapsi ja kui ma auto alla ei jää, siis me saame veel. Paneme üles ka need, siis kui auto alla. Siis me saame veel käia. See kanal lõppu. See on lemmik. Olge Anne Rivis, siin on see. See on nagu ainuke, nagu kõige suurem miinus nendes Aasia riikides. Aga mis plussid on? Et see elu toimub tee ääres. Et see on üks asi, millega mul on endiselt raske nagu leppida ja harjuda. Ja igal võimalusel ma seda väldiks. Kui sa tuled siia Aasia poole, sa ei saa seda vältida. Aga võib-olla, kui ma peaksin kunagi pikemalt kuskil elama, siis see saaks üheks kriteeriumiks. Ja eriti oli seal Kohtaol, vaata. Jep, see kohta. Kohal. Nüüd on meil Kook. Kook. Kohkängel käisin eile, aga ma ei ostnud neid ühtegi käest. Ei ostnud, jah. Nüüd on koogi aeg. Jube saiased tunduvad need. Ma juba ei leia endale midagi. No see peanut butter. Seal ei ole saia? No ei tea, kas see on kõige parem. Aga proovime ikka ühe tüki võtame. Suured tükid. Passion fruit mango cheesecake. No võtame selle. Mina
valisin maailma kõige parema koogi. Väga hea. Nii paksu küpsise põhja pole kunagi näinud. Aga see on jube hea. Iga hea ja see on igasugused. Siuksed nagu koduse välimusega sellised plaadikoogid, ahjukoogid. Väga tore koht. Võtsime, et Zen nimelise beachi juurde lähme vaatame päikeseloojangut. Ja nagu näha, siis siin on neid päikeseloojangu vaatlejaid nii mõnigi veel. Tuleb siia randa ja kohe on nagu Zen on nagu šaklad joonduvad. Kui palju rahvast seal veel on? Seal on rahvast välja. Miks korralle kui riigist välja viia? DJ Jott mängib mussi. Vahele jäid. Meil oli coworkingu päev, olime ühes kohvikus, väga hea kohv oli, aga mul sai arvuti laku tühjaks, siis mõtlesin, et kohus ei ole see kohvipaak veel täis, et ei saa koju minna, kodus pole kohvimasinat. Ja siis tulime siia ühte teise, aga seal ei olnud laadi, aga kohta vaba pistikuga mul sai aku tühjaks. Ja siis me võtsime suured kohvid, võtame koju kaasa nüüd. Ja me tegelikult pole praegu õhtu, meil ei olnud coworkingu päev. Coworkingu päev on poole peal, jätkub kodus. Mina tahtsin snorgeldada täna. Millest te räägite? Siim läheb snorgeldama. Tulla. Mina jään koju, et Liisa on kohe vahel. Karaoke käib. Karaoke käib. Ei saa sööma hakata minema, sest et Stefani laul on vaja kuulata. Aitab. Tulime korra kohalikku poodi. Me oleme kohvimasina või mingi presskannu või mis iganes abivahendi otsingul. Ja hakkas padukad sadama. Ja jäime vihmavangi. Mina väikse peale uue miks. Nii et me vist oleme siin poes pikemalt. Kannab nagu heina seal, küünis. See on nagu heinatall. Jah. Peabki heina. Kuulete, kuidas sajab, jah? Just siis hakkas sadama, kui me siia sisse astusime. Lego. Lego võiksime. Toru Lego. Ei lähe. Vaata kolmele. Läheb otsa või? Ma ei taha. Kolme ja vaata. Mingi tuuleiil tuleb. Raha kasvab nii, et mühiseb. Rämedult ikka mühiseb. Mulle toongi parem, kui on rohkem. Ma võtin äkki on ikka 3 tükki seal sees, aga ma ei usu. Aga äkki. Mis sa veel said? Peale vihmakeebi. Taskulampi. Näite. Miks sul taskulampi vaja? Töösel vetsu minna. No tegelikult ma sain käidud, aga siis oli vist valgem ka võib-olla. Ma ei tea, aga siis ma lihtsalt hästi kiiresti jooksin, vajutasin lampi. Vetsu juurde. Kohvimasin olemas, nagu on jõudnud. Leidsimegi siit kohvimasina. Uskumatu, sööke väike. Seal. See on meie kohvimasin. Päris hea kohvimasin. No nii. Me üks päev mõtlesime, et tahaks Hispaania kohta leida ja Google Mapsist otsisin, ei tulnud midagi välja ja täna ka veel mõtlesin selle peale, läksime hoopis Mehhiko kohta, mis oli ka väga hea ja siis juhuslikult sõitsime mööda. Mina kogu aeg õpetan oma naist, et tuleb lihtsalt liikuda ringi, mitte Google'ist.
mina tahan Google'ist kohe vastuseid. Siin ei tule paljud kohad Google'ist välja. Väga paljud kohad. Kohvi ei tule välja, vein ei tule välja, Hispaania ei tule välja. Muud meil eluks vaja ei ole. Kohv, vein ja Hispaania. Ja oligi selline tunne, nagu oleks koju jõudnud. Väiksed hispaaniakeelsed sõnad ja... Skorpion. Läheb auto tõle, plärts. Ma järsku nägin teda. Täitsa vekkis. Pole kunagi näinud. Ma ei ole kunagi näinud. Lähen mõtlen, sööme ära. Ma tahan minust nii kaugel. Ta tuleb meie poole. No nii hea ta on meil. Hommika täitsa sisse ka. Skorpion. Hommikune, õhtune olekas. Skorpionil. Läheb üle tee. Ei tea, kas jääb ellu või? Mõtleb, et kui auto tuleb, siis näeb. Autol ei tee siin mitte midagi. Seal ta on. Ma panen mitte kunagi pähe. Tule rohkem taha poole tõlise. Ma pole kunagi elus olnud skorpionit. Jaa. Ründeosandus. Ta nagu sai vist tuulega riivata, ta päris üle oli sõitnud, sest me oleks surnud ju. Ta on jah, ta sattus niimoodi tee peale ja nüüd rollerid panevad mööda. Üle. Auto sõitis üle skorpionist. See käis nii järsku. Sinna selle skorpioni elu läks. No nii, meil on naistepäev. Teil Liisale ka head naistepäeva. Head naistepäeva. Tulen seda siia. Väga äge, tere hommikust. Päeva vara on küll. Head naistepäeva, Fifi. Head naistepäeva Vihvile ka, Vihvi on naine. Jaa. Kell on juba päris vara jah, kell on 7:20 alles. Kallis. Täna on väljas päris tuuline ilm. Ja nagu Eestis, kui on tuuline ilm, siis läheb majas nagu jahedamaks, kui puhub kuskilt akendest läbi või. Ja see maja on ehitatud niimoodi jalgade peale. Ja sealt puhub alt läbi tuul. Ja akendest tuleb ka sooja sisse ja siis toas on palju palavam kui tavaliselt. Aga konditsioneerid päästavad päeva. Mida? Palavam. Väike sularaha tankimispeatus. Ja siis edasi naistepäeva tähistama. No nii, jälle paradiis. Siin on sellised majakesed, kus saab elada. Väga lahe. Selle reisi tunnuslause on, et jälle paradiis. Iga hommik ärkad üles, ükskõik kuhu sa lähed, ükskõik kuhu sa vaatad, ikka paradiis, jälle paradiis. Kogu aeg on paradiis, mega ilus. Ja niimoodi kiviga koosluses. Njammi. Värsked kevadrullid, nii hea. Nutella pannvogid. Vesi on siin madal. Väga selline rahulik ja lastesõbralik ujumiskoht. No, mega paradiis ikka. Seal pool on ka rand. Üliilus. Hullult soe vesi on.
sügavaks siin ei lähe. Siin saab ainult niimoodi solberdada vanni vee sees. Ei ole kellelgi nii uhket tüli kanda. Ei ole seadina taldab ega king. Vaaga vees, süügab võõr. Mull. Mis nii mudaseks tegime? Naistepäeva programm jätkub nüüd. Sulge. Palav. Palav on, lähen minema. Jah, palav. Tegelikult naistepäeva jätkub siin Kihnus. Oleme jälle Kihnus. See on Siimu lemmiklause. Lähe õnn. Mitte naistepäev jätkub, vaid see teine see. Palav on, lähen minema. Palav on, lähen minema. Palav on, lähen minema. Lahe masin nüüd. Hea lõhnaga. See on nagu minivapeed või? Nii hästi lõhnab. No mida pakkud? Naistepäev to the max. Ennäs. Tegu on affogaatoga, mida ma ei tea, kas ma tegelikult olen üldse seda kunagi söönud. Ma mõtlesin, et täna, olgu see päev, kui ma tellin seda. Ma arvan, kunagi ikka olen. Ma kõike ei pane vist praegu ära või panen. Ei tea. Ja mis sina said? Petti. Pett on hea. Mina sain vee. Mis te nüüd teete? Veits liikuda. Kuhu kõik lähevad? Me jääme ilma või? Jääme hiljaks. Me jääme ilma ja hiljaks. Ma ei saa aru, miks siin siuke liiklus on. Kus nad lähevad? Tulevad siin lähevad. Räige liikuda. Laupäeva õhtu. 9:30 on see. Nunnu kutsu. Oi, kui nunnu teeb. Jaa, see on nii väga. Ta on nii palav kohe. Liisa läks kassi poegi nellima. Sai sulle või? Ei ole. Saigi kutsu poeg. Kutsuda. Me oleme mingi Jõhka festivalis. Siin tuleb kõik enam. Kommi ja. Vau, kui suur tuur on. On ikka, ma arvan. Räige suur turg on see. Niimoodi on õige grill. Ja tiiger. Ja patuut. Ja Siim jõudis uue poodi. Lahe. Vägevad asjad ju. Jaa, need kõik võtta. Jaa. Noh. Ma ei tea. Mis need on? No nii, unistus täitus, Liisa tahtis omale varrukaid saada. Varrukas. Meie siin tellisime pitsat ja mina Siima vastu, mu keel on siuke. Ma sõin kommi, 2 väikest. Sõrmepikkust. Sõrmepikkust kommi. Siit maalt siia. Ja siis lõpptulemus on selline. Kas see õues? Ela praise. Emme tõi nii oota. Ma alati võpatan. Ta tõi nii. Ükskõik kui suure pakukas. Aga vaadake, kui klaas on, mis me joome täna. Porsi ka. Aga ükskord oli nii, et me olime restoranis
Hoa Hinnis ja tellisime šampanja. Tahan teist korda rääkida ka. Ja ma nägin, et see teenindaja oli algaja ja nagu mõtlesin, et ma ei suuda vaadata, kuidas ta seda šampanjat lahti teeb ja läksin vetsu. Ja nii, kui ma vetsu jõudsin, ma kuulsin mingit ilget pauku ja mingeid hääli. Ma räägin selle teise poole. Ja ta oli mingi tule lahti, noh. Tooma rääki. Ja siis kohe, kui ta läks jõudis, siis läks taevasse. Et ta võttis selle ümbert ära ja oli jätnud pudeli lihtsalt seisma ja läinud rätiku järgi. Ja siis see lendas täiega majast välja, sest sellel majal ei olnud katust peal. Mul on väga raske neid šampanja avamisi pealt vaadata. Tegelikult Siim avab väga hästi, aga ma ikka võpatan. Ma ei saa midagi teha. Ja no teine kord oli, nad ei oska teha või nagu ma ei tea, teine kord oli ka, et siuke hakkas tegema seal. Siis mõtlesin, et selle toidma näppu peal ja ikka lendas ära. Ta oli mingi, pole vaja. Kohe, aga noh, nad teevad õues lahti. Võtavad külmast, kus on 10 kraadi ja viivad õue, kus on 30. Ja kohe lendab see kork lahti. Kui sa hakkad seda, ma olen ise ka avanud, kui sa hakkad seda keerama, juba tegelikult lendab, see hoiab kinni seda. Võt nii. Ja nüüd ongi nii, et Siim avab meil isegi restoranides. Viimane kord oli ka, ma mõtlesin, kas ma ütlen või ei ütle, et Siim teeks lahti. Vaatasin, tüüp hakkab tegema, juba näen, et... Ja ta keerab niimoodi. Hakkab siit keerama, tegelikult pead hoidma korgilt pealt ja siis keerama. Ja kogu aeg lihtsalt lendab ära. Aga jah, siis... Siis me avame selle lihtsalt. Siis me tegime nägu, et me tahame filmida ja...